6. käik. Palavad tervitused 6. käigu stuudiost Eesti Rahva Muuseumist. Enam sümboolsemasse kohta Eesti rahva lõikes tulla ei saa kui rahva keskele ja muuseumi sisse. Esimest korda siis sel nädalavahetusel otse-eetris olete meid korra juba näinud Eerik Teigamäega salvestatud intervjuul, aga tere Roland sulle ka. Tere, polegi ammu näinud. Paar tundi. Kuidas meeldib meie uus stutt? Natukene vaiksem, aga mõnusam ja jahedam. Mõnusam jahedam ja te ütlesite, et vaata, miks see siia toodi, et nii palav seal telgis kasvuhoones olla. Ma mõtlesin, et no mis asja, mis te räägite, et Eesti suvi on nagu ta on, lihtsalt on jopanud, et Rally Estonia on alati nii palav. Aga jälle 29 kraadi põhimõtteliselt õues, nii et hea otsus oli. Väga hea, pole täna õue saanudki peaaegu. No näed, ma parem ära mine veel, et oota õhtu ära, siis on jahedam. Ja, täna siis 2 korda otse-eetris praegult ja siis õhtul 20.30 tuleb istub selle koha peale Eigo, sest Kuldar Sikk nomineeris mind drifti žüriisse. Saime seal paadisõit oli teisipäeva õhtul. Saime paadi peal kokku, kuskil poole Emajõe peal siis astusime üksteise ligi. Kuldar ütles, et kuule Kuldar, ma just tahtsin sinuga rääkida. Ma ütlesin, et väga tore, mina sinuga ka, et tahaksin staatesse kutsuda laupäeval. Ja, aga ma tahaksin drifti žüriisse kutsuda. Kõigepealt ma ütlesin ei. Ma ütlesin, et mul logistilist ei mängi välja. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga siuke promo Delfile, kuidas ma lihtsalt käest lasin. No, muidugi. Ja seal on ikkagi ju Drift Masterisse sõitjad kohal. Ilmselt ma nägin, et Randalu ilmselt on ja teisi nimesi ma ei tea, aga ma arvan, et keegi on veel sealt ikkagi, kes Mastersil on käinud. Üks Eesti poiss oli veel, jah. Jah, et suured nimed ikkagi, nii et parem oleks, et sa siis hindad, ütleme nii, et objektiivselt. Kuule, enne kui me tuleme tänase võistluspäeva juurde, mis on olnud üliäge, ülipõnev, eilne avatseremoonia. Mulle ilgelt tegelikult meeldis see formaat, et meil eile ei olnud katset. Et meil eile oligi selline show-päev. Muidu on selline, et ei teagi, mida oodata, kas rohkem seda kontsertit ja show'd või seda katset, kuhu kõik pärast kontsertit suubuvad. Aga oli konkreetne avamise päev ja kogu see võistlustrall jääb tänasesse. Ma olen nõus ja tegelikult on ju vaata selline tavapärane graafik on veel see, et on shakedown ära, siis tuleb see poodium on ju see möll, ehk tegelikult juba tullakse juba sõidust ja siis tullakse seda rallit alustama. Et ma olen nõus, minu meelest see toimis väga hästi ja rahvast tundub, et ikkagi rahvast oli ka. Ja see demo sõit mulle tundus, et väga nagu läks peale, et ma sain päris palju videoid siin tuttavatelt, et saadeti, et välja, et vaata, mis autod siin on. Ümber 2 heinapalli. Ja et ma ise seal ei olnud, aga siis oli ja lahe. Õnneks kogu see Vabase puiestee on juba kinni pandud, et mingeid lisapiiranguid vist sellega ei kaasnenud. Ei, sellega ilmselt ei kaasnenud, sest see oli juba kinni ilmselt, ma arvan, mitu päeva varem juba. Plus selle tagapool on see remont ka veel, seal nagunii ei saa mitte kuskil. Sealt ei saa üldse kuhugi, üks põhjus, miks ma ka natuke hiljaks jäin, et seiklesin tupikutes ja siis läks kiireks. Üks väike põhjus oli veel. Jah, sellest räägime siis. Homme, siis kui meil politsei saatis. Aga mis veel eilsest päevast? No, ma nägin ka videot sellest, kuidas, kes see oli, kas Sesks võttis Formoole selle Boldi ratta. Ja, oli küll, jah. Ja siis Formool läks ka selle seda demoplatsile jälle siis sõitma, see päris lahe aed. No Formoo seal kandis, kus tema on, ma ei tea, kas Bolti võib-olla seal küla vahel, ma ei tea, kus mägedes ta seal lõpuks asetseb, elab, et seal ilmselt Bolti ei ole ja polnud vist väga kokku puutunud, et siis Martin siis tutvustas natuke, kuidas siin kandis asjad käivad. Või tegelikult ju igal pool Euroopas ilmselt juba, aga ma ei tea, Formoo ikka, ilmselt on selline maapoiss natuke vist. Ja mis on nagu veel ülivinge, ma loodan, et me saame Tarmo Hõbedat siin, või kuidas ütled, Tarmo Hõbe või Tarmo Hõbedat? Kes on siin emakeele ekspert? Et me saame teda võõrustada siin stuudios ka ja küsida, kus tal selline mõte tuli, et laseks nöpil teha hümni, sest kõik kasutavad seda. Elvin Evans pani eile oma postituse peale nöpi laulu ja kõva. Tead, kes kõige rohkem saab turundus sellest või? Robert Virves. Okay, jah. Ma arvan, et nagu kõik teavad, Robert Virves on selline konkreetne vend. Tegelikult on selline rahulik Eesti poiss, aga siis, kui katse läheb käima, siis või katse lõpus siis öeldakse nagu sellised tummised sõnased, millest tehakse hümn. Aga kas sõnapaari Full Send autor on tegelikult vist ikkagi Kalle või? Vist küll, jah. Kalle Rovanpera kiivri peal ka oli see, vaata, ühel aastal vist ka, ma arvan, et äkki Eestis ta seda ütles või Soomes, et kuskil nendel kiiretel rallidel.
ja pärast seda kuidagi läks see kasutusse, siis ta kiivri peal oli ka full send kirjas, et eks Robbie võttis natuke siis Kalle pealt šnitti. Ei, väga hästi töötab ja väga hea laul. Aga meil on 3 katset sõidetud Ranitsa, Karaski ja Kanepi ja kõik need 3 on võitnud Sami Pajari. Tundub loogiline või? Ütleks nii, et ei oleks eile öelnud, et Sami võiks sellise tempoga siin tulla. 4. stardi järjekorras või? Seda enam. Täpselt, et kindlasti on nagu paremaid stardikohti seal top 10 kui 4 on ju. Aga okei, kui hakata nüüd natuke peaga mõtlema, eile pigem ei oleks pakkunud, täna hakata mõtlema, jah, ta on üliheas vormis. Ta tunneb need, ta ütles enne rallit, Eesti ja Soome on ta lemmikrallid. Julgeks öelda, et ta on paremas vormis kui Oliver Solberg on ju, et kui seda paketti hakata kokku panema, mitu poodiumit ta see aasta võtnud on? 4 äkki. Et millal tuleb Sami esimene võit? Akio Toyota minu meelest alles hiljuti ütles, et kõik on võitnud nüüd Toyota satsist ralli, et nüüd on Sami kord, et davai Sami, see aasta teed ära on ju. Ta on sõitnud 60 rallit, 0 võitu, 4 poodiumi, 14 katsevõitu. Ma ei tea, kas need 3 on siia juba lisatud või ei ole Wikipediasse. Et tõenäoliselt ütleks, et tahaks hetkel pärast 3 kiiruskatset tahaks öelda, et vist Sami on eelmise aasta Oliver kuidagi. Oma sellise mentaalse tugevuse ja kõik kogu vorm ja autoseadis, et see on nagu nii paigas, nagu oli eelmine aasta Oliveril. Samil on siis poodiumid, Montes katkestamine, siis Rootsis 3., Keenias 3., Horvaatias 2., Hispaanias 3., Portugalis 7. alles, ei mäleta, mis tal seal juhtus, ja Jaapanis 3. Et üks võidu poodiumi kohta on ikkagi puudu veel. Ma ei saa aru, miks siin Kreeka tulemust ei ole, aga küllap tõkke Kreekas ka oli. Ja, aga peale Sami loomulikult ülitugev, ülitugevat sõitu võtame kohe sealt järgmise ikkagi Oliver Solberg ju tegelikult ka tegemas, et okei, me ilmselt nüüd on kahte leeri ilmselt need inimesed lähevad, kes eeldasid, et Oliver hakkab eelmist aastat kordama ülitugevat sõitu tegema või teised, kaasa arvatud mina, kes arvas, et pigem võetakse gramm alla, ma arvan, pigem isegi praegu ütleme 4,1 sekundit Samist maas, ma arvasin, et see tempo võiks liidrist olla isegi rohkem maas. Et kui ta selline päeva lõpuks 20 sekundi tuuri oleks pakkunud hetkeseisuga, on see seis parem. Et pigem ma ütleks, et kui Oliver suudab nagu täiesti ilma vigadeta esimese päeva puhtalt ära teha, siis homme võib tegelikult tal olla päris hea võimalus ikkagi võidu nimel sõitma hakata. Oliveril endal väga hea tunne ei ole, vähemalt esimese katse kommentaar oli, et auto ei ole väga meeldiv, kindlasti mitte selline nagu eelmisel aastal. No, jah, mulle tundub, et ta ise kuidagi manab seda halba tunnet endale sisse, et okei, ma ei näe tema pähe ja ei tea, mida tema tunneb, aga kuidagi see käib igast katsest läbi, mis ta ütleb, et ei ole nii hea kui eelmine aasta. Et olud ongi teised kui eelmine aasta, et eelmine aasta oli tal väga selgelt midagi tõestada vaja, hetkel on tal vaja tõestada seda, et ta suudab selle auto lõpuni tuua. Et olukord on natuke teine ja võib-olla see emotsioon on ka veidi teine, mis eelmine aasta oli. No me eile arutasime, mis konkurentsis Hyundai võiks siin olla. Sa pakkusid, et Neville hakkab rallit võitma. No ütleme, ei ole kaugel. Ei ole kaugel, aga võib-olla natuke nimega panin mööda lihtsalt, et võib-olla oleks Formeau pidanud. Formeau, kelle mina panin üldse M-spordi autosse. Et no vähemalt ikkagi selles mõttes, et Hyundai on meeldivalt lähedal eesotsal, et Formeau eriti 4,9 ja kiiruskatse number 3, tegelikult Formeau 0,8 Pajarist taga ja tundus vahepeal keset katset juba, et seal splittidega, et läheb ikkagi katsevõitu võtma, 0,4 oli kõige lähem split siis Pajarile, et Formeau ülitugevalt tuleb, nägin ühte videot tegelikult, mis liikus siin fännide vahel, päris korralik moment oli olnud 3. kiiruskatsel. Muidugi neid asju ei mainita kuskil katselõpu kommentaarides, aga tundub, et ikkagi surub piiri peal. No, oleneb ka, kes räägib, mõned mehed ikka mainivad kohe, Oliver laulaks kõik ette. No ei, selles mõttes, et tal pole midagi varjata, jah. Siis Neville, sinu lemmik 4. kohal ja Ogier 5. ei ole kõige positiivsemad kommentaarid tema poolt. Ogier, ma ütlen ausalt, vist on pigem minu jaoks kõige suurem üllatus kaotaja, et okei, seal võib loogikaga leida jälle need põhjused, miks ta ei ole seal, et ikkagi nii kaua pole oldud, selle autoga pole üldse käidud, selle generatsiooni autoga.
Eestis sõitmas, aga vaatame, tegelikult ma veel ei kanna maha Ožeeri selles osas, et 3 kiiruskatset on alles sõidetud. Me väga selgelt teame, mis on Ožeeri tugevus. Olla olemas ja vaadata, kui on hetk ja koht õige, siis ta näitab, kes lõpuks sinna poodiumile jõuab. Et me oleme näinud neid rallisi küll, kus on puhastamisrallid, lahtise kruusaga rallid, esimesena stardib ja ralli lõpuks kuidagi ikkagi on Ožeer poodiumi peal. Ja, ta oskab kuidagi nihverda ennast sinna. Tutvused vist. Vist küll, jah. FIAs. Aga liikudes WRC2 poole, siis värske info 3. katselt, et Jan Solans on meil rullunud 7,4 peal. Ja järgmised mehed räägivad, et pidid võtma, Gus Greensmith näiteks räägib, et pidi võtma kiirust maha, Solans siis õttusest on teelt välja sõitnud. Solans oli meil, mis kohal ütle meil nüüd? Solans ei olnud väga kõrgel, vaatame kohe üle. Oi, ta polnud üldse kõrgel. Ta oli 15. Tegelikult ütleme nii, et WRC2 või ütleme RC2 võtame siis või? Vaatame RC2, jah. Jah, et seal on kõik nad koos. No ta oli 15. See esimene ots, kui sa võtad top 10, siis Eesti, Soome, Eesti, Soome, Eesti. Kus sa 2 Eestit said? Pärast see on pärast teist kiiruskatset, jah. Oli see. Äkki Enok pole veel tulnud 3. Enok ei ole veel tulnud, jah. Ma vaatan siis pärast teist kiiruskatset tulemusi. Siis on kõik tulnud. Üli raju tuleg, et ütleme, esimene kiiruskatse korra ehmatas ära, Robbie kiirus rahulikult tuli, ütles ka, et ei saanud väga hästi seal ratast maha, 8 aeg. Aga mis tundus nagu ka omamoodi huvitav, et 8 aeg, aga kaotust 2,7 sekundit katsevõitjale. Ja Jürgenson 11. ajaga ja 6,4 sekundit kõigest kaotust. Me räägime 2,21 kilomeetrisest kiiruskatsest. Väiksed marginaalid on. Et selles mõttes päris raju vaatamine. Aga no Enok, Vaher ja no Volver samamoodi tegelikult, et me peab täiesti mega, et me küll rääkisime, et on kiired poisid, aga et kas nad ka suudavad seda kiirust siin nagu näitama hakata, on nagu teine asi. Enokilt väga tugev sõit kohe ralli alguses ja tegelikult Vaherilt samamoodi. Vaheril esimesel kiiruskatsel oli mingi error, et tegelikult ta tuli splittide järgi ka väga hea ajaga, aga siis tuli järsku kuskilt 10-sekundiline kaotust. Teiselt kiiruskatselt on juba Virvese järgi teine aeg ja nüüd oleme siis 3. kiiruskatse ootel, et mis see tulemus tuleb. Oota, Vaher, ma vaatan teise katse järel kokkuvõttes 12 alles. Jaa, aga tal oligi see circa 10 sekundit kaotust esimesel kiiruskatsel kuhugi splittides oli näha, et mingi error tal oli, kas sõiduviga? Ei ole kuulnud midagi veel, aga mingi sõiduviga või mingi moment, midagi on olnud. Ma vaatan kiirelt, sa võid edasi rääkida, kes meil on päris tummine ralli 2 nimega. No meil on väga tummine, no võtame 3. kiirus. Spind on selle asja nimi. Okei. Jürgenson on tulnud hetkel 3. kiiruskatselt 3. ajaga. Saab ka Romet tempot ülesse, aga teisest kiiruskatsest nii palju veel siis, et kui Virvesest, Enokist ja Vaherist rääkisime, kusjuures nad võtsid ka kolmik võidukatselt WRC2-s, siis Karl-Martin Volver, Annika Sõna, katselt 4. aeg ja peale teist kiiruskatset siis RC2 5. No Teemu Suninen on seal ja Mika Heikkila vahel pärast teist, aga ütleme selline paras Soome ja Eesti miks on. Kuule, aga räägi tausta nii palju, kui tead Karl-Martin Volverist. Natukene võib-olla radari alt mööda läinud, sest pole MM-sarjas selliseid tegusid teinud nagu need Virvesed ja Jürgensonid. Polegi sõitnud kunagi MM-i. No täpselt, aga Lõuna-Eesti juba näitas, et mees on kiire ja me teadsime tega varem, et ta on kiire, et ta on siin-seal ikkagi ennast tõestanud, aga mille taha siis see jääb, et ta pole nagu kõrgemas konkurentsis saanud sõita? Eks see finantside taha jäi ühel hetkel, et tegelikult ma sõitsin 7 pikalt ühes klassis, masinaklassis, Eesti meistrivõistlus ja siin Baltikumis. Sa mäletan õigesti, sõitis kuskil mingid Opel sarjas? Jaa, et sõitis et peale seda mingi hetk tekkis paus, siis tuli tagasi selline Opeli sari, oli Saksamaal päris odavalt sai sõidetud seal. Ta ei võitnud seda, kui ma õigesti mäletan äkki. Kas see oli see sari, kus hakati nüüd elektriautosid võtma ja need subwooferid pandi taha, et auto hääl oleks? Sisuliselt vist sama sari, jah. Tol hetkel oli Opel Adam mingi päris R2 auto ei olnud, aga selle auhind oli ikkagi Euroopa meistrivõistlustel vist kogu hooaeg kaasa sõita Opel Adam R2-ga.
ja seda ta ei võitnud ja tegelikult ütleme pärast seda see ralli tee tal natukene jäi sinna paika ja nüüd ta on tegelikult viimased aastad enda ehitatud protoautoga, 4-veolise protoautoga sõitnud ja 2020 ma vaatan, sai see proto tulerissid. Jah. Ei no vinge ju. Ja ei, muidugi, aga selle mõttes on ka... tuleb midagi? Noh, ma ei tea, eks seda ole näha, et ta ise ütleb, et vähemalt kuskil kommentaarist ütles, et ei ole mingit sihti otseselt nüüd professionaalseks sõitjaks võib-olla saada, et võib-olla see on nagu liiga selline suur unistus juba täna. Aga kui ka saab nii-öelda mõne tehase meeskonna testisõitja rollis olla, et see oleks juba nagu hea töö. Võt see ongi selle spordiala, ma ei tea, ma ei taha öelda totrus, aga siuke iseärasus, et me ei tea tegelikult, kes on kõige kiirem rallimees maailmas. Me teame, et siukseid 100 meetri jooksus ei saa siuke talent kuskilt tulla ja olümpial kulda võita. Ja no okei, WRC sarjas ka päris nii ei saa, aga potentsiaalseid mehi võib peituda siin samas kuskil Kastre vallas. No täpselt, ma arvan, et Robert Virves on hea näide, kes nagu ma arvan, et oli väga lähedal sellele, et ta ei oleks täna siin. Et seal ikkagi on ka tehtud nagu väga-väga väikse eelarvega asju ja viimase hetkeni neid rahasi kogutud ja ma arvan, et mitu korda on juba tõenäoliselt omas peas seda asja juba lõpetatud. Aga näed, mees on hetkel liikumas selle hooaja 3. võidu poole. Me oleme Eestis selle lati nii kõrgele ka jäänud, et meil on võib-olla raha jagubki 3 tipule. Ja kui sa sinna 3 sisse ei mahu, siis peadki ise tööle minema. Täpselt. Selles mõttes see ongi selles mõttes... Üks mees istub siin samal. Jah, et see on väikse riigi, ma ei teagi ühelt poolt, kas ta on väikse riigi probleem või hoopis tegelikult vastupidi, et kõik teavad kõiki, tase on väga kõrge, kõik sõitjad ongi väga kiired maailmas. Et kui ma mäletan aega, kus me R2 autodega sõitsime Eestis ja kui me teadsime, et me oleme Eestis kiired, omavahel nii-öelda suudame oma masinaklassis võita juba, siis me oleme maailmas ka kiired. Et nii on, Eesti tase on ülimalt kõrge ja see on lahe, aga kas see tekitab võimalusi juurde või mitte, ma ei oska öelda. Ma arvan, et loogika peaks olema ikka igal spordialal see, et mida laiem on see püramiidi alumine osa, seda teravam tipp. Igal juhul. Seda rohkem see üks vend, seda kõvemaks see vend saab. Igal juhul. Räägime paar sõna Shakedownist ka enne, kui siin ralli 2 mehed, me saame võib-olla pildi paremini ette. Shakedownist rääkides, räägime Martin Seski Shakedowni ära, siis võtame ta tulemused ka veel, sest ta tulemused on väga head. Martins ju lõhkus auto ära Shakedownil. Ei olnud ainus auto, mis seal ära lõhuti. Ei olnud, ka ju tegelikult eestlastest Priit Koik. Priit Koigu ralli lõppeski sinna. Ja võib-olla see on nüüd see hetk, mis me rääkisime, et see on lahe, et Shakedown on hommikul ära ja siis hakkab ralli peale. Kui muidu Shakedown oleks olnud eile, siis see auto oleks tõenäoliselt tänases korras. Aga kuna kella sisuliselt ikkagi võistluse momendi jaoks käima ei panda Shakedownil, siis on ilmselt igaühe enda teha juba, mida ta sinna Shakedownil tegema läheb. Et me võime võib-olla väikse paralleeli tuua ka eilsest linnakatse demosõidust, kus mitte kõik ei läinud seda demosõitu tegema, vaid Elfin Evans ja ka nii mõnigi teine mees lihtsalt käis ja sõitis selle vaikselt läbi ja läks seal platsi pealt ära. Minu arust oli mingi valitud. Aga samas ka Shakedownist sa ei pea minema kiiresti sõitma. Sul on see võimalus testida midagi, aga sa ei pea. Ja, aga seal ka Bajari näitas siis kiirus koos Evansiga. Mul on mõned tsitaadid välja kirjutatud. Tegelikult tahaks rääkida Ogier tsitaadist, mis ütles, et tegi sellise, ma ei tea, on see irooniline torge, aga ütles, et tore on tagasi olla, et 5 aastaga on see ralli palju arenenud. Mida ta silmas pidas? Ma arvan, et ta pidas silmas seda, et kui see ralli tuli, see tuli selle COVID-i ajal nii-öelda pooliku programmiga ja justkui Soome testrallina oli ju Rally Estonia ikkagi tuntud. Ja need hüpped olid meeletult rajud. Ma tean seda omast käest, need olid väga rajud. Ja ma arvan, et Urmo on ka ise olnud, et pärast esimese ralli, et ka Urmo ise ütles, et need hüpped olid veidi rajud. Ja ma arvan, et Ogier peab silmas seda. Täna on asi sellest, et need hüppetega tõenäoliselt ei ole midagi tehtud, aga lihtsalt aastatega on need ära kulunud, et need olid nii-öelda tehislikud hüpped või looduslikud künkad, mis tehti hüpeteks. Et aastad on lihtsalt oma töö teinud ja need teed ongi läinud juba nagu justkui ongi looduslikumaks muutunud, et need ei ole enam nii tehislikud. Selles osas kindlasti ma arvan, et on see, mida ta peab silmas, aga võib-olla ka miskit osa korralduslikult, et mis talle võib-olla tol hetkel ei meeldinud, aga ma arvan, et enamus kriitikat, mis tema poolt tol ajal sai, olid kiiruskatsed
Ja muidugi, et nad nii kiired ja lahtised on tema starti sees ju ikkagi alati tol ajal. Kas see oli ka too aasta, kus punktikatse peeti siin samas raadi kõrval nende küngaste vahel? Ja see oli ka kindlasti üks asi, mida tema kirus ja ma arvan kirusid enamused. Ühisrinde koos Otiga, et hakkame sellest rääkima. Ja selles mõttes, et aga jälle asi, mis ju korraldajad võtsid väga selgelt nagu omaks, et kõik said aru, et see oli promootori soov, et katset on võimalik lõpetada poodiumil, aga poodium oli raadil. Järelikult tuleb ehitada katse siia. Seda lihtsalt muudeti lõpuks, et katse lõpu poodium ikkagi viidi siis Leigole. Ja nüüd me oleme siis juba teist aastat tuleb ju poodium Käärikul ja see aasta kuuldavasti kuidagi vormel 1 stiilis, eks saab olema põnev, kuidas see näeb. Okei. Ma ei kujuta, kas ehitavad siis kuidagi kõrgustesse või mis see vormel 1 seal juures on? No eks selle näha, vähemalt üllatusi on. Ja, võiks vormel 1 poodiumi samale ajale ka veel sättida. Belgia etapp on ju ka pühapäeval. Ja. Kuule, aga nii kaua, kui me... Bajari kommentaar ka veel, et küsiti, kus sa nii kiire oled siis ja öeldi, et ma ei tea, võib-olla on ajurakke jäänud aastatega vähemaks. Et hakkab vanust tulema. Tavaliselt on vastupidi, et kui vanust tuleb... Ei mõtle enam. Jah. Ma arvan, et Bajari on lihtsalt nagu see hooaeg on nii tugevalt, et on lihtsalt see on puhas enesekindlus, ma arvan. Kusjuures võtta täpselt aasta tagasi see sama hetk aasta tagasi, mida me Bajarist rääkisime. Bajari tuleb sealt autost välja tõsta. Eelmine aasta oli üks poodium ainult Jaapanis. Ja Solberg peab saama selle koha täishooaja omale. Et Bajari ei peaks seal istuma. Näe, hundid söönud ja lambad ka söönud. Tuleme aasta hiljem ja jutt on pigem hakkab minema selleks, et kes siis paremini hakkama saab. Aga Shakedownist ma tahtsin Martin Seskis korra veel rääkida, et lõhkus auto ära, samamoodi nagu Koik, ütles küll ise vahvasti, et sõitis sellele ühele antikatile ehk sellele palakale otsa, mis lõhkus autoga, tegelikult reaalsus oli see, et ikkagi tõmmati korralikult kuhugi võsa vahele ka sellega ära, see rattad vaatasid täiesti lääpasse. Kahju on sellest, et servisesse auto jõudis, aga jäi hiljaks ikkagi servisest väljumisega 2 minutit, need 20 sekundit trahvi talle. See selleks, tempo on super hea. Esimeselt kiiruskatselt vaatame. Esimeselt kiiruskatselt 6. aeg, teiselt kiiruskatselt 3. aeg ja 3. kiiruskatselt 4. aeg, nii et vähemalt näitab kiirust. Mida me veits ikkagi servispargis eile, mina ikkagi veidi pelgasin seda, et John Armstrong võib olla see, kes sõidab Martinsi üle. Nii pole läinud. Nii pole läinud. Esimesel katsel küll splittide poolest nii oli, aga John Armstrong tegi tegelikult sõiduvea kohe, kus ta lõhkus refi. Viktoriini küsimus sulle ka. Mitu antikatti on Shakedownil? Shakedownil? Jah. Mitu kilomeetrist oli? 4 kilti vist. 4,08, kui ma mäletan. Päris raju küsimus. 25? 14. Okei. Kõige rohkem antikatte on Kanepi katsel 43. Vaat sükke värk. Väga lahe. Paku mitu heinapalli on kogu raja peale. Kasulikud Kas neid liigutatakse katsete vahel vahepeal või? Ei, nüüd ikka vist on statsionaarne. Ma ei usu, et siin öösel toimub liigutamist. Ma ütlen sulle... Paneme ümmarguse 100. 170. Vau. Jaa, Urmas Roosimaalt pärineb info. Korralik transport. Peab paika. Ei, no vast peab ikka, jah. Kas meil on nüüd natukene targem selles Rally 2? Ja Volver on lõpetanud. On Volver ja on ka Enok olemas. Ehk siis Enok. Enokilt 3. kiiruskatselt 5. aeg. Jaspar vahel katsevõit. Padii. Nii et eestlased ikkagi suruvad ilusti. Ja Robert Virves siis katselt 3. aeg. Ma nüüd lähen päris kronoloogiliselt ei lähe. Vaatame lippude järjestus ka. Hetkel välja näeb. Just, väga lahe. Robert Virgens on katselt 6. aeg. Mis tähendab siis, et pärast 3. kiiruskatselt Robert Virves juhib Mikko Heikilas 0,2-ga, 3. kohal Patrik Enok, Silver Sim, kaotust Virvesele 3,2, siis jälle Soome lipp, Teemu Suninen, 4,3 kaotust Virvesele ja Karl-Martin Volver 5, 6,1 sekundit kaotust. Ja see lippude jada läheb edasi, et me võime siit edasi lugeda. Kuni 9. kohani on Lindholm, Vaher, Korhonen, Jürgensen. Ja 10. kohal rikub selle mustri siis Mille Johansson. Jah, nii et Eesti-Soome lipp vaheldumise käib siin. Ja kui Lauri Joona 12, kas kunagi nagu ei oodatud natuke rohkemat või?
Pigem küll, seal on ikkagi luband. Aga võtta ei oska öelda, mis seis tal on, et... Mis koha peal on meil siis ikkagi noor sõitjad Aava ja Kütt? No otsime üles. Teise katse järel. 23. aeg kiiruskatselt 11 minutit täpselt, kui siis võrdluseks võtame Mikko Heikile sellel kiiruskatsel 10.35. Nad olid siis Giovanni Trentini ja Ugur Soilu vahel. Aga teisel kiiruskatselt selgelt parem tulemus juba. Robert Virve sõitis katse, ja Urmo Aava küll jah, tundub, et kehva tulemus 23. aeg, aga tegelikult kõigest 16,3 sekundit kaotust. Ja nende selja taga on juba 1,5 minutit, on ju? See türklane. Kuidas sa hindad seda tulekut praegu? Ma arvan, et neil on lõbus. Aga sportlikult? Ma arvan, et sportlikult ei ole ka häda midagi, et ma arvan, et ta saab selle tempo siin jooksult ülesse. Ma arvan, et sekund kilomeetrile Virvesele on juba täna käes. Ja ma arvan, et ta suudab sealt tegelikult isegi alla kangutada natukene äkki. Aga ma arvan, kui ta suudab keskmiselt sõita sekund kilomeeter nii-öelda katsete võitjate tempos, siis on päris okei või? Kui Aava ja Serteriidis panna joonele? Aava on kiirem. No ikka selgelt, ma arvan. Okei. Seal pole midagi võrrelda. Seal pole midagi võrrelda. Ei, WRC2 mega andmine käib ja vaata, kui me hakkame neid aegasi vaatama, 3 kiiruskatset on sõidetud ja top 10 on 10 sekundi sees ja esikolmik on 3 sekundi sees. Ma arvan, tahaks öelda, et sellist võidusõitu ei näe isegi F1 tänapäeval, kus nii sekundis andmine käib. Ei, raju andmine. Rally 3 on ka tegelikult meil olemas, kellest me üldse eile ei rääkinud, oli ju paar Eesti meest on veel. Rally 3 ma vaatan, kas siin on 11 meest lausa konkurentsis, mis on päris tummine Rally 3 kohta tavaliselt ma ei näe. Ja Esmar Arnold Unt, pean tunnistama esmakordselt loen sellist nime. Kokkuvõttes 8. kohal seal 11 mehe seas. Jah, et ei saagi täpselt aru. Kas Rally 4 on ainsana Travis Pärs või? Ta on siis poodium ju kindlustatud. Tundub nii, et poodium on olemas, tuleb lõpuni tulla. Aga jaa, Unt tundub, et ma millegi pärast arvan, et äkki seal on ikkagi ka mingisugune error olnud, et ta on muidu võiks olla kiirem sõitja. 44,6 sekundit kaotust Traanitsa esimesel kiiruskatsel, teisel on see seis juba oluliselt parem, et 14,9 katsevõitjale. Et eks me saame siin nädalavahetuse jooksul vaadata, kuidas eestlase tempo selles klassis on. Oota, Kaurist rääksime või? Kus Egon Kaur on? 13 kokkuvõttes. Siis... Ei ole paha, vaadates, et Romet on 11 ja Egon 13, siis tundub küll nagu loogiline. Ja nende vahe on seal mõned sekundid ainult. No jah, ma arvan, et see ei ole selles mõttes hullu, et vaata, kui me ümberringi vaatame ka, Joosep Ralf Nõgene on selja taga, Jan Solans on ees, Fabrizio Saldivar, seal samas on ju ka Roope Korhonen on tegelikult ainult 0,4 kiirem Egon Kaurist. Ja Nõgene ei ole, see kokkuvõttes ei ole Nõgene. Ma vaatan katse lõikes praegu, et katse peal 13. aeg jälle võib tunduda justkui nagu päris kehvake. Aga tegelikult me räägime siin sellest, et katsevõitjal on kaotust 5,1 sekundit. No eestlastel on Rally 2 arvestuses pidu. Vaata, selle kohta ilgutakse ka vahel, et siin koduhoovis oled küll kiire ja bla, bla, bla. Aga ma küsiks selle peale, et kus siis veel, kui mitte koduhoovis? No loomulikult, kuskilt tuleb ju alustada ja kuskil tuleb ju näidata, et sul on mingi koduväljaku eelis ka, et ma arvan, kehv lugu oleks see, et kui kodus sõidaks ja oleks kuskil tagaotsas, et... Ma arvan, ajalugu on näidanud ka, et Anna Robertile ja Vaherile võimalus ka mujal, küll nad siis selle... No täpselt, ma arvan, et Robert on juba väga selgelt tõestanud, et võite suudetakse igal pool maailmas võtta. Räägime ka, mis meil siis ees ootab, need samad katsed. Ma ei usu, et väga hullu rööpasse läheb. Ei, need on ikkagi kiired katsed, tundub, et lahtist oli küll, aga ilm on ju pigem hea olnud, on ju siin ka nädal enne rallit, et need teed ei ole liiga pehmed. Ma arvan, et ma ei usu, et seda probleemi tulema hakkab. Pigem me kuuleme seda, et väga hea pidamine saab olema võrreldes esimese ringiga. Et need teed on esimese ringiga nii palju ära juba puhastunud, et nüüd võiks olla päris hea gripp. Muidugi Elfin Evansil ei ole seda head grippi selles mõttes nii palju, et tagantpoolt tulevad ikkagi kitsarööpaga autod, kitsa teljevahega, mis tähendab, et Evansil on ikkagi eest ja Katsutal ka
ei ole eest kõige mugavam minna, sest tegelikult Rally 1 auto on niivõrd lai, et ta ei istu sellesse Rally 3, Rally 4 auto rööpasse enam. Ja selline veidi ebamugav sõitmine esimestel jälle on. Aga õhtu lõpeb siis, loomulikult 6. käigu saatega 20.30, aga enne seda on kõik oodatud Elvasse, kus on katse ju tasuta. Ja mitte ainult rallikatse, vaid seal toimub ees veel mingi drifti show, nagu me rääkisime. Oliver Randalu ja Mikael Reiljan, kas Michael Reiljan pakuvad siis drifti show'd ja need historiikautod on meil ju ka veel. Need ju sõidavad ka veel ette. Kuulsin ka niisugust infot, et homme on veel mingi vana autode kokkutulek kuskil siin Tartu kandis ja need lõpetavad ka veel seal Service Parki lõpus. Pluss on homme, nüüd ei tasu üldse äragi minna, on homme ju see Phoenix Beti crosskartide sari, paneb ka terve päev seal raadi taga lõpus. Ja seal crosskartidega selle samas kohal, kus on see punktikatse, mida kõik kirusid. Just, täpselt, et seal koos crosskartidega siis võistlevad ka tegelikult noorsportlased seal nii-öelda kereautodega, et ralliautodega noored. Mis autod me näeme seal? Enamasti need R1 autod. Meie konkurendid olid seal. Jaa, just. Sellised autos võib küll näha. Seal olid pullid-poisid, 12-aastased poisid, padjad olid all ja talid olid ümber ehitatud. Märtin oli ühe perekonni. Jah, et sellised poisid seal võivad sõita küll, jah. Ja siis Elva katseauto, ma ütlen 18.20 hakkab drifti show või üldse kogu see pull seal pihta ja siis katse on alles 19.35 ja kuskil mingi siuke bänd nagu 5 Miinust on ka kuskil Tartu lauluväljakul peab oma, on see viimane kontsert, on kõik aru saanud? Oli mingi siuke... Ongi viimane või? Mina tahtsin neid küll kutsuda endale. Sünnipäeva. Ma mõtlesin, et hakkaks pulma korraldama, et kas nad tulevad või panevadki pillid katti, siis väidetavalt veel ikkagi on nagu nõust olema. Äkki nad teevad sellise, see on meie viimane, aga... aga tegelikult me tõstame vist hinda, vaata. See Guns N' Roses tegi ka ükskord selle viimase kontserdi siiamaani. Ma võin jääda lõputult norima legendaarselt kaardiga Simo Koskinini, kes on lõpetanud oma karjääri 12 korda, ma arvan, et iga aasta Saaremaa rallil ta lõpetab selle. Nüüd vist on lõpetanud. Nüüd pole ammu tagasi tulnud enam. Ja 5 Miinust veel ka. Nende näitus on ju siin samas all. Tegelikult päris pull asi. Seal on kõige lahedam asi, selline tuuribuss, must tuuribuss, nagu sellel PA-l oli või. Ja seal sees käib ka mingi jutt, et nad on salvestanud juttu, nagu nad oleks tuuribussis ja räägiks mingit juttu ja seal nende asju vedeleb maas ja seina peal on kuldne plaat. Muude asjade hulgas. Aga kas nad seda kasutavad nagu... Tuuribussi või? Jah, või see on juba nagu kasutusest maasammu või? Ma ei tea, tundus nagu päris korralik. Et siis pärast lükatakse hääled sisse ja... Ja siia saate ju tulla tasuta. Kogu see Service Park ja ERM. Tahate muuseumisse minna, siis peate midagi maksma, aga tulge vaadake ja siin on tegemist küll. Siin on mingi puldiautode värk on ju ka, on ju? Ma isegi pidin seal hommikul lapsega olema umbes 30 minutit vähemalt. Jaa. Nii kaua kui akud kestsid, kui otsa sai, siis lõpetasime. No lahe. Igatahes tulge vaatama, siin on tegemist küllaga ja vaadake ka õhtul 20.30. 6. käik õhtust otsesaadet ja tegelikult päris pulli contenti on meil juba ka Delfi spordiportaalis. Eigo käis esimese katse eel, eks ta ise muljetab õhtul saates, intervjueeris seal kohalikke ja vaatas, kes mis vehitusharjutust teeb ja palju refi rõhku paneb. Okei, no eks me siis kuuleme, mis saab. Ja. Praegu, kõige tähtsam ka, meil ikkagi saade läheb tegelikult edasi. Kristen Michal ja Eerik Teigamägi käisid ka meil hommikul läbi. Nendel siis täna VIP-tuur algas majast ja lõpeb Elvas ja tegime nendega ka juttu. Kõigepealt siis Kristen ja siis Eerik. Ja, kohtume juba õhtul. Kuues käik. Hea meel on 6. käigu stuudios tervitada Eesti Olümpiakomitee värsket presidenti Eerik Teigamäge. Tere hommikust. Tulid natukene varem kohale, teil algab kohe vippide ringkäik, aga karistus on see, et peab telestuudios tulema. No nii juhtus jah, tulin ütleme aegsasti kohale, et mitte olla hilinejate hulgas ja ei teadnud, kuidas liiklus toimib, ei teadnud, millised rahvamassid siin võivad, ütleme,
ERMi sissepääsu umistada ja näed, nii juhtus. Ega sul polnud ka ERMi suurusest ju aimu, sest sa oled esimest korda. Mõnevõrra, jah, ma olen esimest korda ERMis, piinlik tunnistada, aga rõõm, et praegu sai käidud ja kindlasti tulen veel. Eile avatseremooniat ka vaatasid? Oli põhjust, jah, korra isegi lava pealt. Kuidas siis muljed olid? Imposantne. See rahvahulk, see mina ei ole, kindlasti on inimesi, kes on, ma ei ole avatseremoonil varem käinud, ma olen ühe korra käinud WRC rallit vaatamas niimoodi raja äärest natukene, aga ma ei ole käinud avatseremoonil Tartu kesklinnas ja see rahvahulk ja ka see organiseerijate poolne töö väga imposantne, väga hästi teoraldatud. Mõtleme, et väga hea. Marko Märtini nimetasid Eesti Spordimuuseumiga Eesti spordikuulsuste halli. Kas ei tundu imelik, et teda seal juba varem ei olnud? See kuulsuste hall on suhteliselt, ütleks Eesti kohta noor projekt. Ma ütleks 3-4 aastat, kui mitte rohkem. Et võib-olla oleks võinud kindlasti võtta kogu nimekirja kohe alguses, aga natuke on sellel asjal ilmselt ka see tagapõhi, et seda teha oluliste sündmustega seoses, kas või siis see, et ta eile selle nimetuse ja ütleme selle nominatsiooni või selle nimetuse seal avatseremoonil kätte sai, et see on minu meelest väga sümboli tähenduslik, väga lahe ja see, et ta pidas ise vahva kõne ja rääkis oma spordist, oma spordiajaloost natuke, oma tegevusest natukene. Ja ma arvan, et kui kõik need kuulsad oleks, ma ütlen, neid on meil palju siiski tegelikult aastakümnete, aastasada jooksul, siis oleks kõik korraga ära nimetatud, siis oleks tekkinud olukord, et tähelepanu mõnigi, kes on võib-olla täpselt sama oluline oma spordiala jaoks nagu Marko Märtin autospordi jaoks oleks kuidagi sinna sisse ära uppunud. Ma ei taha öelda, et Marko Märtin oleks sinna sisse ära kadunud, aga paratamatult on meil teisi olümpiavõitjaid, maailmameistreid, alaedendajaid, ka ajakirjanikke, spordiajakirjanikke. Ma millegipärast arvan, et see, kui kedagi austatakse oma ala suurürituse toel, et see paistab paremini välja, kas nüüd aasta varem või aasta hiljem, see on eraldi küsimus. Marko on noor mees, et ma arvan, et pigem nagu võib-olla peaks ringi vaatama nende seas, kes võib-olla, mis tahes alal, kes on vähe eakamad, et nad ka ikkagi õigel ajal õige tseremooniaga uhkelt oma auhinna vastu saaks võtta. Marko sai nüüd ühele pulgale luuletulliga, kes seal juba varem oli. Kuidas võrrelda, mina ei ole piisavalt hea tehnikaspordi spetsialist, et hinnata, kas meie tehnikasporti tulemuslikkusesse on suurema panuse andnud üks või teine. Ma arvan, mõlemad on väärikad sportlased olnud. Eks nende auhindade nimetamisega ja ka EOK teenetemärkidega on ju sama lugu, et Allar Levandi sai näiteks sel aastal. Kõik ühisid, et mis nüüd siis juhtus, et kas veel hiljem ei saanud kuidagi anda? Mina sain koos Lembit Peegliga omal ajal ja tundsin ennast ka kuidagi nagu täiesti nagu mitte vales seltskonnas olevat vastupidi, et Peegel võib-olla oleks pidanud 20 aastat tagasi juba selle saama, aga see on jälle see lugu, et kui võtame kõik korraga, siis kuidagi see mass on nagu väga suur. Kui me võtame 4-5, nagu ütleme, EOK-l on tavaks saanud, siis pigem paistavad need konkreetsed inimesed rohkem välja. Meil on väga palju väga väärikaid spordiinimesi, nii sporditegelasi kui endisi sportlasi, kellel ei ole seda märki veel omistatud, aga kes kindlasti on seda väärt. Meile mõlemad viibisime spordimuuseumis ühel toredal vestlushommikul, kus arutati, kas suursündmused ja suurehitised nagu Siuru ja Superhall teevad Eesti suureks. Kas Rally Estonia teeb Eesti suuremaks kuidagi? Kindlasti. Mil moel? Igal moel. Ma olen mitmes Euroopa riigis läinud õhtul restorani ja kui kelner küsib, et mis maalt te pärit olete, siis ja ütled, et ma olen Eestist. Põhiliselt küll see on Lõuna-Euroopas, Prantsusmaal, Monacos, Hispaanias öeldakse, et Eestist. Ott Tänak. Aga on öeldud ka Marko Märtin. Ja nii, et selles mõttes ja ütleme, et seostub ralli, seostuvad meie nii head tulemused, aga ka superhea organiseerimisvõime. Nii, et ma arvan, et mingil määral mis tahes suurvõistlus, seda võib alati mõõta. Ma ei tahaks ühte teisele eelistada või midagi taolist, aga kindlasti oma vaateskonnaga üle terve maailma on autoralli MM-i etapp on kindlasti, WRC etapp on kindlasti tähelepanuväärne. Sa ütlesid, et sa teravaid küsimusi ei taha, aga eile oli ka arutusel see, et me anname Siurule raha ja Superrallile, aga sellised teatrid nagu Von Krahl ja väiksemad tegijad kiratsevad. Minu küsimus on see, et kuidas peaks, ma ei tea, võtame suvaline näide, vehklemistreener
Haapsalust tundma, et Rally Estonia on ka talle kasulik? No ütleme nii, et sa panid kokku nagu nii palju erinevaid kultuuri- ja spordivaldkondi, et kõiki neid nagu ühte pilti, eks kõik on olulised. Lihtsalt omas mõõdus ja ma millegipärast arvan, et ka vehklemistreener Haapsalust on oluline, mitte millegipärast arvan, ma tean, et vehklemistreener Haapsalust on oluline. Vehklemine on meil üldse üks selliseid spordialasid, kus lausa 3 linnas on tipptasemel treenerid, ma ütleks niimoodi, sest olümpiavõitjad on tulnud 3 erinevast linnast ja maailmameistrid on erinevatest linnadest ja see nagu näitab, et see ala on meil nagu tipptasemel arenenud, ta ei ole maailma suurima kandepinnaga võib-olla, eks ju, ja võib-olla ka mitte kõige suurema publiku huviga, aga ütleme, kuna spordi ikkagi määrab tulemus esmalt, siis see on nagu väga märkimisväärne. Et mina arvan, et iga spordis toimuv suursumõndas toimub spordile tähelepanu, kuidas üks või teine ala ennast selle valguses ära saab kajastada, see on eraldi küsimuseks. Eks mul on endal nagu natuke kurb meel, et ei toimu hetkel teatud põhjustel rahvusvahelist vehklemisturniiri Tallinna Mõõk, mis omamoodi tooks jälle tähelepanu Eesti spordile, Eesti spordi organiseerijatele ja Eestile iseenesest ka, aga põhjusi me teame, kuna rahvusvaheliselt seda korraldada on keeruline, kuna me Vene ja Valgevene sportlasi ei luba, mis on minu meelest õige otsus, siis Rahvusvaheline Vehklemisliit meil ei luba seda korraldada, ütleme sellisel tasemel. Oma keskis me võime ju teha, aga see ei ole see. Kas on ette näha, et selle asja pärast, et venelaseid ja valgevenest ei ole siia oodatud, võib meil minna veel raskemaks suursündmuste korraldamine, sest me näeme, et rahvusvahelisse sporti nad tulevad üha jõulisemalt tagasi? Ma ei oska seda täna öelda, sest see ütleme, värske otsus on mõnes mõttes ka liiga värske, et tagajärjed, erinevad alaliidud, erinevad alad käsitlevad väga erinevalt seda otsust. Ütleme, et on ju võistlusi, kus meil toimuvad üritused, kuigi mõneski teises riigis saavad Venemaa ja Valgevene sportlased võistelda. Aga on alasid, mille ma just ühe näiteks tõin, ma kõiki niimoodi ei oska ette lugeda, aga ütleme, kus me sellel tasemel võistlust korraldada ei saa, et oht on olemas loomulikult, aga ma ei tea, kas me peaksime selle pärast oma põhimõtteid muutma. Me kohe laseme sul võistluskeskusega tutvuda, aga enne sa oled napilt üle 6 aja vist olnud EOK president. Napilt alla 6 aja. Napilt alla 6 aja. No kui kuupäevaliselt võtta, jah. 18. juunil olid valimised, täna on 17. juuli. Oled oma rolli sisse elanud, kuidas su elu muutunud? Sisseelamine toimub, ütleme, et olles olnud varasemalt 3-4 aastast perioodi Eesti Olümpiakomitee juhatuses, täitekomitees ka 4 aastat asepresidendina, siis väga paljud asjad on mulle tuttavad, aga on ka mõned asjad, mis on võõramad, ehk siis sellist positsiooni ma pole omanud kogu nagu ütleme vastutusamploa, ütleme nii, et me oleme teinud nii üks-ühele kui ühe miitingu koos asepresidentidega. Ma olen kohtunud tegelikult praeguseks juba circa 15 spordiala esindajaga ka pärast, ütleme siis valimisi ja plaanin neid kohtumisi järk-järgult kogu aeg veel teha. Et ma arvan, et sujub me täna, tegelikult valmistume juba Los Angeles olümpiamängudeks, ma mõtlen organisatoorsel poolel koondiste lähetamine ja kõik muu sinna juurde kuuluv. Ka näiteks eile arutasime mitu korda peasekretäriga, küll mitte enne, aga pärast Delfi seminari ja ka hiljem õhtul avamistseremoonia kõrvalt veidi Los Angelesega, tuleb küsimusi, kuna talle tuleb pidevalt rahvusvahelisi kirju ja kes siis ikka arutavad, ütleme me kõigepealt ja siis kontor arutab ja jõuame mingitele otsustele, sest praegu tuleb ju teatud küsimustes otsuseid teha eellaagri paiga osas osadele sportlastele näiteks või ka siin toetajatele, kes soovivad külastada olümpiat, nendele piletite ostmises ja nii edasi. Ma näen, et kontorit laia ja pole peksnud, väljavaal pole vahetanud. Mis väljend see on? Mul ei ole plaanis. Siin oli hirm. Ega hirmud on meie elu osa, aga ma arvan, et meie koostöö on alanud väga hästi nii tegevjuhi kui teiste inimestega. Kontor on selles mõttes nagu jaguneb nii-öelda pooleks, et pooled on inimesed, keda ma tunnen väga kaua. Samad teavad mind, nende plusse miinuseid. Teine pool on siis uuemad inimesed. Üks töötaja lausa alustas oma tööpäeva ka 18. tööaega Eesti Olümpiakomitees 18. juunil, nii et nendega saame lähemalt tuttavaks. Mina arvan, et professionaalid on omal kohal ja
praegusel hetkel mul küll ühtegi pretensiooni ei ole, ma isiklikult loodan, et neid ka ei tule sellel perioodil, mis mulle praegu valijate poolt antud on. Kas Even Tudebergi ka kuidagi oleme korra kohtunud, mida? Kuidagi ära kasutate? Me oleme lobisenud nii-öelda, me oleme ühe korra telefoni teel ja ühe korra nii-öelda näost näkku hästi põgusalt, sest need mõlemad telefoni teel ei olnud aega ja põgusalt kohtumisel ei olnud ka aega, aga ma ütlesin talle, et ma nüüd natuke rohkem tahaks kuulata ikkagi sellest plaanist Otepääle suur spordikeskus teha, et mis see Excel näitab näiteks. No lihtsalt, et plaanid ju olid või väljatannet käis ja ega siis head asjad ei pruugi tulla ei minu ega tänase täitevkomitee peast, nad võivad vabalt tulla ka väljaspoolt, et spordi liikumine Eestis on väga laiapõhjaline, nagu ma olen aru saanud ka kohtudes meie liikmetega praegu, kui ei ole valimiste aeg, need on täiesti erinevad situatsioonid, siis ma saan aru, et ega üks pea on hea, aga ütleme, mitu pead on alati parem. Kuule, aga suur tänu tulemast, laseme sul ringkäigul minna ja su päev tuleb pikk, ma tean, et lõpeb kuskil Elvas, vaatad seal linnakatsed. Autoga sa siia tuldud, ma loodan, et ta lõpeb ikka siin. Ilmselt nii on. Aitäh tulemast! Aitäh! Suur rõõm ja au on tervitada 6. käigu stuudios peaministrit Kristen Michalit. Jah, tervist! Kas tänane päev läheb teil tööpäevana kirja? Ametlikult küll, jah, puhkus hakkab mul järgmisest nädalast, nii et aga üldiselt peaministri elu on selline, et kui sa võtad puhkuse täies kavatsuses puhata, siis sa teed tööd ja vahel õnnestub ka tööpäevale midagi sellist teha, mida muidu võiks puhkuse ajal teha, nii et ega see elu on nagu on. Kas mingeid nõupidamisi mahub ka tänase päeva või saate telefoni täitsa välja lülitada? Ma südamest loodan, et ei mahu, aga ei tea, et kui keegi kuskil midagi jälle kokku keerab, siis küllap need nõupidamised tulevad, eks, aga ma väga loodan, et kõik täna keskenduvad rallile ja mõtlevad kõikidele muudele ilusatele asjadele, mis Eestimaa suves on. Eelmisel aastal saite ka ise kõrvalistmel istuda Elvin Evansil. Elvin eelmisel aastal maailmameistriks ei tulnud, aga äkki sel aastal? Olenemata sellest, et kas ta tuli või ei tulnud, see, ma arvan, oli ikkagi suhteliselt metsik kogemus, eks, et ma ei isegi ütleme, et seda on nagu keeruline kirjeldada, et ütleme, et kõigepealt, eks see kaardilugeja on võib-olla veidi lühem või saledam mees kui mina, eks ju, sinna sisse surutakse, siin nagu reisikohvrit pannakse, tõmmatakse rihmadega head põlvega peale ja vajutata, eks. Sul on palav seal nendes tunkede sees on ju, ja siis kui läheb andmiseks, siis see kiirus on ju tohutu, eks, ja telekast vaatad ju sporti, ükskõik mida, mina vaatan võib-olla tennist, vahepeal jalkat, eks ju, rallit, eks, ja see tundub hoopis teistsugune. Aga siis, kui sealt seest hakkab see minema, see aken on üsna väike, eks ju, siis on ikkagi selline moment, et see nagu läheb ebareaalselt kiiresti. Ja siis sõidab kuskil, ma ei tea, mis see kiirus on, 150, 180, sa näed, teed ei ole, eks ju, tee on nagu otsas. Ja siis ta pöörab täpselt õigele poole. Pärast küsisin ka, et kuidas teadsid minna ja nii edasi, sest ta sõitis väga korraliku aja ja kõik on. Ei, ma olen 2 korda juba läbi sõitnud selle. Ma käin 2 korda poe ringi ära, ma ei leia piima üles selles mõttes, et mis elu see on, eks. Aga see on täiesti ebareaalne värk, eks. Kas peale seda kogemust ütleme nii, et kui Rally Estoniale mingit toetuspaketti kokku panna ja läheb aruteluks, kas siis pidi ütlema, et kuulge poisid, et tulge istuge autos, siis saate aru, miks seda raha vaja on. Et seda sporti Eestisse tuua. Ma arvan, et tegelikult see ralli arusaamine on siin juba pikemat aega olnud ja just tänu sellele, et ega meil on ju ikka mitu põlvkonda väga nagu korralikke rallimehi olnud, eks, ja naisi ja kõiki, kes korraldavad. Et see on esiteks ja teiseks, ega siis riigi vaatest, ega meil on ka mitu asja, et üks on see, et meile meeldib nagu see spordiala, tundub äge ja kindlasti on neid, kellele ralli ei meeldi, ega vaateid on erinevaid, aga see toob ju majandusele ka tagasi, nagu me siin täna näeme ja eile nägime eelmistel aastatel, et ega lõppkokkuvõttes tulevad siia teiste riikide inimesed, kes toovad oma raha siia, jäävad siia kauemaks, annavad selle raha meie majutusele, restoranidele, mis iganes, ostavad meie kaupa ja kõike muud. Nii et ta on nagu mitut asja, ta teeb esiteks annab spordialale tagasi, teiseks ta toob meie piirkonna majandusele riigina tagasi ja ehk ta teeb ka meie mainet suuremaks, sest oleme ausad, ega Sommid on ju seda Jyvaskyla rallit teinud nüüd 75 aastat on ju. Soome ralli inglissid teavad kõik, eks ju, Soome rallisõitjad teavad kõik, palju me oleme 16 aastat, meil on 59 aastat vaja järgi võtta, eks ju. Et on tööd teha küll, eks. Kui te välisvisiitidel käite ja satute siis diplomaatide ja teiste riigipeadega rääkima spordist, siis keda nad tunnevad Eesti spordist? Ma arvan, et võib-olla Aasia pool tuntakse ehk Barutot, Tänakut teatakse ka. Ütleme, Eurovisiooni puhul teati nüüd mitte Johnny, vaid Tommy Cassi teati ka, eks ju, sellised nagu hetke väljapaistvad sportlasi ja artiste teatakse küll ja küsitakse. Ja üks vahe olid ka meie näiteks naistennisistid olid väga head, keda teati, eks ju, Kontaveiti teati, Kanepit teati. Et
ja noh, korvpallis näiteks, kui käia Euroopa sees, ka näiteks Lääne-Balkanil küsitakse ikkagi meie korvpallurite kohta, noh näiteks Sokku veel mäletatakse, eks ju, ja nii edasi, et ikkagi on sellised teadmised olemas, et okei, et Eesti on nagu näiteks nendes alades on ta nagu tugev, eks ju. Ja noh, see on nagu äge kuulda, et teatakse meid veidi, eks. Teil endal on see nädala juba tennis mängitud? On mängitud, aga no ma tegin trenni, ütleme, et trennis on alati ainult võit, et sa kaotad kaloreid ja pärast on nagu väga hea olla, aga ma kavatsen ikka veel teha, et see nädal ei ole veel läbi. Millised muljed eilsest suurejoonelisest avatseremooniast? No äge, ütleme, et seda ikkagi, et sul on ühes Eesti suuruselt teises linnas on tegelikult Raekoja plats servani täis ja külje peale ka, eks ju. Ma arvan, et seal oleks ju veel rohkem rahvast tulnud, kui seal neid piirdeid eespool oleks olnud selle rallisõidu jaoks. Nii et selles mõttes nagu väga kihvtilt korraldatud üritus, ütleme korraldajate ees müts maha, et üliladusalt, mitte mingit sellist nagu muret ei ole, et kuskil midagi nagu käriseks või midagi muret oleks, nii et väga kihvtilt. Ja avaüritusel ka, ma saan aru, et eile olid erinevad muusikud, täna tuleb kontsert, ma saan aru, publik tuleb kokku, eks 5 vaatama ja nii edasi, nii et selles mõttes nagu väga kihvt nädalavahetus ja ütleme ausalt, ju siis korraldajatel ja ütleme, vana jumala vahel on ka mingi leping, et ilmaga on ka nagu jube hästi, et kõik on soe, kõik on mõnus, eks ju. Järgmine nädal pidi sadama hakkama, siis saame minna neid seeni ja kurke ja kõiki muid asju vaatama, eks ju. Kui eile käisite avamisel, kui hästi Eesti noored sõitjad silma on jäänud, et kas siis ütleme nüüd Ott Tänak eest on läinud, kas nad on sellest tehasärast tulemas, kas siis on tehtud piisavalt turundust, et teie silma ja kõrvu on jõudnud meie noorte sõitjate nimed? Noortel ma nüüd teen veidi habemega huumorit, aga meeskond Aava Kütt, sellised noored sõitjad seal olid, eks ju, nendega veidi lobisesime, et ma vaatasin neid enne ka telekast, kus nad rääkisid, kuidas nad seda kõike teevad ja see oli nagu jube lahe vaadata, et ja noorte poolelt oli ikkagi, ma saan aru, korraldajad ütlesid, et nad loodaks ikkagi, et ühel hetkel 3 Eesti meest võiks olla, eks ju, seal Virvesest alates, eks ju, Jürgenson, Enok, eks ju, et kõik nad, ütleme, kes iganes seal tulevad järjest, eks ju, võiksid olla nagu ühel hetkel poodiumil, eks ju, nii et meil see sans võiks tegelikult olla. Ma sain oma küsimusele vastus, et kõik nimed, sisuliselt nimetati ära, mida ma avastasin. Nad olid seal laval ju, kõik tegid seal teste ka ja nii edasi, kõik said vaadata neid, eks ju. Vaher jäi puudu, eks ju, et üks oli veel, eks. Kui ise ralliraja ääres just ei ole, siis kas telefon tuleb ralli nädalavahetustel tihemini taskust välja ja vaatate tulemusi ka? No ma täitsa olen ikka selles mõttes täitsa Eesti mees, eks ma kahtlustan, et kui oli nagu Tänak ja Järveoja sõitsid, eks, siis meil ikkagi oli nii, et ma tean sõprusringkonnas ikka täitsa mindi kuskile, istuti maha ja vaadati, eks. Ma nagu ei mäletagi, et nagu varem oleks olnud sellist ralli vaatamise traditsiooni, et kui ikkagi nagu keegi oma sõidab või midagi teeb, siis ikka mõtled, eks. Aga seda ma tunnistan küll, et ikkagi seda nagu huviga vaatad, et kellel kuidas läheb pärast seda, eks ju. Ta kuidagi on nagu tulnud lähemale, sest kui selle spordialal ma arvan, et kui eestlasi poleks nagu sõitmas, eks ju, omal ajal ilmselt vaadati Märtinit, paljud teisi vaadati, eks ju, et kui poleks, siis sa mõtleks, et sommid on nagu jube lahedad, hästi panevad, eks ju, aga ütleme, et lahe ala, aga ongi kõik. Aga nüüd, kui Eesti lipp on igal pool, Eesti mehed toimetavad, Eesti naised korraldavad kõik ja nii edasi, siis ma arvan, vaatad ka. Ja mis eile oli huvitav, ma isegi ei ole seda nagu varem tähele pannud, võib-olla see on minu teadmatus lihtsalt, aga eile laval oli hästi palju nagu kaardilugejad, kes olid tegelikult naised, et see sport on läinud tegelikult nagu võrdsemaks, see on nagu äge, eks, et seda oli ka nagu kihvt vaadata ja Evelin ka seda vaatas ja ütles, näed, naised ka, et mees on roolis, naine kõrval, et võib küll sõita nii. Kas te Ott Tänakut ei saaks lõunale kutsuda ja rääkida, et järgmine aasta oleks vaja tagasi tulla, kogu Eesti vajab? Kui te arvate, et sellest abi oleks, ma võin seda teha, aga ma saan aru, et Otil on ikkagi see, kuidas öelda, et on siuke ütlemine, et miks rähnipoeg puu otsa läheb, et küll see veri ikka viib, et Ott vist pidi siin, ma loodan, ma nüüd mingit saladust ei reeda, aga mingit autot kuskil ta siin testib ja parandab, et küll see veri ta ikkagi ühel hetkel sinna rallirajale ehk tagasi toob, et eks ta näeb ka, ma arvan, et iga mees ja naine, kes tal poes vastu tuleb, patsutab õlale, ütleb, kuule, et millal sa jälle sõitma hakkad, eks. No loodame. Soovime teile kena päeva jätku ja nautige rallit. Aitäh, seda sama. Aitäh. 6. käik.